Tere, Anna-Liisa! Räägime täna ühest sellisest haigusest, nagu seda on rasedusaegne diabeet. Millega üldse tegemist? Rasedusaegne diabeet on siis gestatsioonidiabeet, mis esineb ainult rasedusaeg. See on süsivesikute ainevahetushäire. Hea asi selle puhul on see, et nii kui naine on ära sünnitanud, siis see diagnoos ka nii-öelda taandub. Küll aga jäävad siis naised edaspidises elus riskigruppi, kellel võib välja areneda teist tüüpi diabeet. Seal on kaks faktorit, miks ta võib tekkida. Et esimesest küljest see, et rasestuvad ju valdavas osas noored naised, kes tavapäraselt ei käi oma krooniliste haiguste tõttu perearsti jälgimisel ja satuvad siis veresuhkruproovi tegema siis, kui nad mingisuguseid tervisetõendeid uuendavad. Ja võib tulla siis välja varjatud kujul teist tüüpi diabeet või siis see päris gestatsioonidiabeet, nagu me ütleme, siis see kujuneb seal alates 24–28 rasedusnädalat klassikaliselt välja ja see siis on tingitud rasedushormoonidest, mis põhjustab sellise olukorra naise kehas, et veresuhkrud on normidest kõrgemad. Kui naine tuleb rasedusega arvele, siis esimesel visiidil me määrame talle ka tühja kõhu veresuhkru. Ja kui see veresuhkru väärtus on normidest kõrgem, siis naisele määratakse edasi glükoositolerantsustest. See on üks magusvedelik, tuleb ära juua ja paari tunni vältel võetakse siis naisele veresuhkruproovid. Ja kui üks nendest GTT väärtustest on normist kõrgem, siis me saamegi panna diagnoosi gestatsioonidiabeet. Raseduse ajal võib see sekkumine kujutada seda, et on vaja alustada ravimite manustamist. Aga kui rasedus on juba sealmaal, et on õige aeg sünnitada, siis võib juhtuda ka niimoodi, et kutsutakse sünnitusvarem esile. Kas lapsel võib ka tulevikus tõusta diabeedirisk, kui tema emal on näiteks rasedusaegne diabeet? Jah, võib küll. Et kui ema on rasedusaeg kõvasti kaalus juurde võtnud ja tal võib-olla esineb ka gestatsioonidiabeet, siis laps on ohustatud juba varases lapsepõlves suuremast kaalutõusust ja sellest tulenevalt ka teist tüüpi diabeedi väljaarenemisest. See haigus on kahes mõttes ohtlik, et ühest küljest, et mis ta emale tekitab ja mis ta teisest küljest lapsele tekitab. Et nagu me ennem rääkisime, siis ema on ohustatud edaspidises elus teist tüüpi diabeedi arengust. Aga lapsele peamised ohutegurid on siis see, et võib sündida suur laps. Meie nimetame seda makrosoomseks looteks. Ja kui suur laps on sündimas, siis see sünnitus võib kujuneda pisut keerulisemaks. Ja kui vastsündinu on ära sündinud, siis sellised peamised riskid, mis tal võib tekkida, on samuti ainevahetushäired, et näiteks madal veresuhkur. Ja need lapsed vajavad siis rohkem tervishoiutöötajate poolset jälgimist ja tuge, aga kindlasti ka oma ema ja isa lähedust ja rinnaga toitmist. Miks see haigus tänapäeval üldse teema on? Sellest ei ole ju väga palju eelnevalt räägitud. Me oleme viimase 10-15 aasta jooksul sellele haigusele rohkem tähelepanu pööranud ja mida rohkem me seda otsime, seda rohkem me seda leiame. Näiteks kui 2016. aastal oli sünniregistri andmetel gestatsioonidiabeeti 6,5% esinemissagedus, siis eelmisel aastal ehk 2019 oli see protsent peaaegu kahekordistunud juba, et aina enam ja enam rasedaid saavad omale gestatsioonidiabeedi diagnoosi. Mida nüüd naine ise saab enda jaoks üldse ära teha, et seda haigust vältida? Tuleb tervislikult toituda, tuleb olla füüsiliselt aktiivne. Kui paljud rasedad üldse vajavad ravi? Tegelikult üpris väike osa nendest vajab kas siis tablettravi või siis insulinravi. Ja toitumisega on võimalik märkimisväärselt oma gestatsioonidiabeedi kulgu mõjutada. Mul on hea meel, et rasedad, kes on saanud omale gestatsioonidiabeedi diagnoosi, siis nad võtavad seda diagnoosi täie tõsidusega. Nad muudavad oma elustiili harjumusi, parandavad oma toitumisharjumusi, liiguvad aktiivselt ja kõige selle tulemusena siis me ootame paremaid sünnitulemusi ja paremat tervist nii emale kui lapsele. Rasedad on tublid.